Mina esitan õigeks eestlaseks Reinu. Kui ma teda esimest korda nägin, see juhtus ühel koolitusel, siis mulle paistis kohe, et tal on nagu mingi eriline nimbus ümber pea, selline kummaline sära. Rein tuli minu juurde ja hakkas minuga rääkima ja me rääkisime 5 tundi järjest. See aeg kulus nagu üks ainus sekund. Ja pärast õhtul ma istusin kodus ja nutsin. Aga mitte kurvastusest, vaid rõõmust, sest Rein oli minus kõik kanalid lahti teinud ja ma sain korraga kõigest aru. Minu meelest on ta võlur. Hea võlur ja õpetaja suure algustasega. Tal on oma sõnum, mida me kõik peaksime kuulama, sest siis muutuks maailm hoopis teistsuguseks. Mis sõnum teil siis on? Positiivne energia. Selles on kohutav jõud, meeletu power. See tuleb ainult valla päästa. Ja kõige lihtsam on seda teha kallistades. Lihtsalt kallistades. Kui Eesti valitsuse istungid algaksid sellega, et kõik ministrid teineteist kallistaksid, siis laheneksid kõik probleemid. Päris kõiki probleeme kallistamisega vist ikka ei lahenda. Aga siis tuleb appi laul ja tants. Kui inimene on väsinud, siis piisab lihtsalt sellest, kui ta paneb niimoodi käed puusa ja siis laulab. Oh väsimus, karga minust välja. Ja väsimus lahkubki. Ta ei saa jääda, sest positiivse energia süst on nii võimas. Või kui inimene on kurb, siis on täpselt sama lugu. Jällegi käed puusa, nii et kosmiline energiaahel sulguks ja siis laulda. Oh kurvastus, karga minust välja. Mõjub, eks? Selline tunne nagu oleks minust must pilv välja lennanud. Ja nii ongi. Ja. Nii ongi, see must pilv, see on meie halvad mõtted. See on negatiivne energia, mis takistab meil õnnelik olemast. On teie mõtteviisil juba palju järgijaid? Päris palju. Ja ma loodan, et neid tuleb aina juurde. Selle peaks Eestis kohustuslikuks muutma. Rein peaks sama peaministriks. Sellest oleks Eestile abi. Ja. Tervele maailmal oleks abi. Ma olen mõelnud rahvusvahelise kampaania peale, nii et miljonid inimesed üle terve maailma üheaegselt kallistaks teineteist ja peletaks eemale väsimuse ja kurvastuse. Ma hea meelega juhiksin seda kampaaniat, kui raha taha saaks. Positiivne energia on ääretult tõhus. Näiteks minu firmas kallistavad töötajad teineteist iga veerand tunni tagant. Ja kohe, kui mingid mustad mõtted ligi hiilivad, peletatakse need lauluga eemale. Meie firma on positiivset energiat maast laeni täis. Mis äri te ajate? Me pakume inimestele SMS-laenu. Nüüd kallistame. Õige eestlase kandidaat number 4. Ettevõtja ja ideoloog Rein.